Kuule, räägi, mis see on? Ei tea, mis see on mikrofon. Vlogi aeg on, sõbrad. Rootsi kruiis King of the Court, Stockholm, Jonathan Helvik, David Amon, Urmas Piik. Kehastanud Nils Eerikuks. Nils Eerik on hetkel meil siis näitamas sõida. Opa! Ui! Siis midagi võib ka otsab, siis Nilsile on siit tänane lõuna. Diameeter on 87 meetrit. Meediamehel on jõudnud kohale. Ole paha. Päris vägev ikka. Sorry. Juhtus praegu intsident. No nii, Joonat on ees ja need on David Oomani tassud. Me oma halli mingisugune 1000 inimest ikkagi ära ja saame selle ägeda ürituse igal juhul tehtud. Ja palun väga hüpped, kord veits sükke õnn. On ikkagi natuke niiske. Kuidas Marko Reikop maitseks, ei ole nagu õige liivamaitse. Vlogi aeg on, sõbrad. Me oleme õppinud, et tänapäeval tehakse vlogisid, kui sa tahad populaarne olla, popp- ja noortepärane ja me oleme tulnud selleks. Ja me oleme tulnud siia Rootsi laeva peale. Läheme Stockholmi. Kaameramees naerab meile ja räägi sina edasi. Sul tuleb parem rääkima meile. Kes meist karaoket laulma hakkab laeva peal? Ahah. Ahaa, nüüd toodi Mikker karaoke mehe kätte. No mis lugu tahate? Soovi lugu, mehed. Nii. Neiu mustas kleidis. Neiu mustas kleidis. Toitsib veel. Neiu mustas kleidis. Yes. Nii, ja me oleme tervisliku õhtusöögi lõpetanud täna siin Stockholmi suurepärasel kruiisile. Me oleme siis tulnud täna Tallinki laevaga. Ma ei tea, mis laev see oli. Baltic Queen. Jaa, Läänemerele. Balti kuninganna, kui eesti keeles. Me sõidame King of the Courtile Baltic Queeniga. Mitte meie, vaid 544 ehk Rand 44 sõidab siis, kui eesti keelde kõike tõlkida. Ja meid ootab ees suurepärane reis suurepärase seltskonnaga. Ja kaameramees täna, daamid ja härrad, 1, 2, 3, nüüd läheb pilt temani. Olen mina. Väga hea naljakas vlog tuleb siit, daamid ja härrad. Ja kätte on jõudnud nüüd siis hetk, mil ma näitan, kuidas magavad 544 kaks vahvat treenerit, Eerik ja tema üleval korrusel siis Urmas. Sündis idee, et sina magad sellel reisil üleval. Ei tea. Kas lennukis, kui te näete Nilsiga, me tuleme tagasi lennukiga, kas siis sina oled ka üleval ja kuidas on seal all, kus on pagasid? Jah, Karl. Palun jätka oma kõrge kvaliteetilist vlogi. Ja siin on siis näha suurepärast Rootsi kuningriiki ja siin on näha üks kohalik siis saarestik. Küsi Karmalt kui midagi. Karmo praegu duši all. No, küsi sobi jah. Aga see on nüüd kuulus Rootsi saarestik, üritan ka nime õigesti öelda. Hettere on fettere astande hatera! Ja sellest siis otsaks piisab. Näitan kajuti ka ära, kuna eestlased väga enam Rootsi kruiisil ei käi, siis mitte midagi ei ole muutunud. Selle 20 aastaga, sõbrad, ei ole mitte midagi muutunud. Jätkuvalt on 4 inimest mahutatakse siia imepisikesse ruumi ära. Kui omal ajal 15 aastat tagasi, kui ma käisin, oli see kajuti telekas suurem kui minu kodutelekas, siis nüüd on mul isegi iPhone on kodus suurem kui see telekas siin. See on naljakoht, aga mis see küsimus oli hommikul Nilsile? Eerik, kas sa võiksid palun kirjeldada seda tunnet, et kuidas on niimoodi, et kui on müts peas ja siis kui ei ole mütsi peas? Vastus küsimusele? No müts peas, siis olen valmis. Ei no mütsiga on ikkagi teine tera, vaata, müts on näitab nagu mingisugust kuulumist kuskile. Nagu mütsiga see ikkagi
oled nagu siukene, noh, rannavolle, lumelaud, see on nagu see Kreisi Raadio see köögisketš. aga noh, see sõltubki, vaata, kui sa ei ole loodud selleks. sa nagu oled keegi. kui sa ei ole loodud mütsikandjaks, siis sa ei saa mütsikandjaks nagu ka minna. See on lihtsalt aga mina küsin ka looduse poolt tulnud. Et tihti ma olen kuulnud ja kui ma ise nüüd ei ole kursis selle teemaga, et osad inimesed, kellel juuksekasv ei olegi varem, on hakanud nagu mütsi kasutama, aga sinul ju juuksekasv on väga hea. Täitsa okei, jah. Aga, et ikkagi müts ise siis on nii nauditav, kui ta istub sul peas. No jah, põhimõtteliselt vaata juuksuris ka peab vähem käima, vähem raha läheb juuksurile, varsti saab rannahalli ehitada, kui meil on valmis juba. Uue, kui ei käi juuksuris. Saad kogud raha. Siuksed uudised. Ja oleme praegu siis mööda sõitmas kuulsast Rootsi teisest saarestikust. Saarestik. Mul on vist mõned lemmiksaarestikud, millest mööda sõites alati ma tahan üleval olla. Aga ongi, elu on ju ilus. Kunagi ei tea, millal see viimane päev tuleb, nii et tuleb igat päeva võtta nagu viimast. Ma olen praegu väga, kui olengi valmis kõike tegema, ma ei saa aru, kus sinu see emotsioon on. Minul on selle aasta üks ägedamaid päevi, me oleme saarestikus ja varsti vaatame rannavolle maailma tippe. No vot, tere tulemast meie vlogi jälgima, sissejuhatus tulebki alles nüüd, head sõbrad. Et me oleme jõudnud nüüd siis 544 trioga ja Karmoga ka, Karmo, kes on põhimõtteliselt nagu rohkem meie liige kui me ise, oleme jõudnud siis Rootsimaale ja siin on toimumas King of the Court, ehk siis maailma tipud, mehed on kohale toodud. Umbes rohkem näha tahad või teha tahad, kas juttu rääkida nendega või päriselt näha, kuidas nad mängivad? Väga hea küsimus. Minu ikkagi soov on mõlemat võimalusel kogeda. Ma arvan, et ei pea ka kattuma. Sel ajal, kui ma räägin, nad ilmselt ei mängi. Kas võiks ikkagi tegelikult olla mõjumõhjus sinu jaoks tulla see Rootsi öö läbi koos Airis veel Orastuga koos karaoket anda, kui toimuks lihtsalt vestlusõhtu 20 rannavõrkpalluriga niimoodi siis, et paradiisi poolel peab vastama küsimustele õigesti ja kui vastu, siis ta challenger sai serviga parem küsimused. See on nüüd nii pikk küsimus, et mul ei olnud isegi lõppe jäänud meelde. Nils, vabandus, mul isegi lõppe jäänud meelde algusest rääkimata. Mul läks oma mõtted juba hommikusöögi peale ja ma jõudsin mõelda Rootsi kuningriigist ja kõigest. Aga jah. Oi, tere, ma olen Nils ja ma olen hommikul väsinud ja päeval väsinud ja ka õhtul väsinud, aga öösel ma olen jutukas. Chill vibes, chillo. Siukese küsimuse, sul vist oleneb konteksti. Seinavärvile teatud on tavaliselt kui sa ei taha teda eksponeerida, kui sul ei ole just mingit disaini teatud. Ja värsked muljed Stockholmist. Üks koht, kus sa ei teeks jump setti, Urmas. Sa ei tee kuskil vist. Üks koht, kus sa, Nils, ei teeks jump setti. Praegusel hetkel ütleks nii, et koht, kus sina jump setti täna ei teeks maailmas. Globen. Kus? Globen. Avicii Arena. Stockholm. Seal ei teeks? Ei teeks. Selge. Töötasid spordiajakirjanikuna, kas seal ei olnud nagu õpetati, et küsimusi, nagu mille ila toob suhu. Muu see sõnaoskus on natuke, aga nagu küsi midagigi või? Eestis saab ajakirjanikuks nii, kusjuures, et sul ei pea mingit haridust olema. Ei, no sellest ma saan aru. Ma isegi ületasin, ma sain keskhariduse kätte. Ahah, said ka? Urmas, millal sina said teada, et üldse ülevalt võib ka rannavõrkpallist tõsta? Oli see eelmine aasta? Kas sa pigem hakkad enne tõstma hüppelt altsõõduga kui ülevalt sõõduga? tohin ma ka küsida. Nii. Karlin Aldo, nimeta palun Eesti 5 head võrkpalliajakirjanikku. Esimene? See on liiga pikk list. Seda on raske kokku panna nii. Urmas Viik, Nils Rühka, podcasti mehed, siis Mart Tiisar ja Kustin Elvak ja Kauri Rikais, kes tuleb meil saatesse.
we pay with card, we take money card. ja siin on läinud korralik selline siis Rootsi maffia käima või? Meil tuli 7 venda korraga kõrvale ja tahtsid kõik meid oma takso peale võtta, aga meil on nii, et meid on 4 tükki ja meil on väga mõttetu minna 7 taksoga. Nii et Urmas me otsustame ainult 1 taksoga minna. One kilometer, it's 30 krona. I think it's like 50 kilometers, so how much will it be? It's 30 krona, 1 kilometer with ride. Bolt is not coming. Right taxi. Võtame Bolti pigem. Ja Nils Erik on hetkel meil siis näitamas, kuhu me sõidame. Me lähme Rannahalli. 30 mintsi, 23 kiltu. 23 kilomeetrit ja me maksame päris palju pappi. Nii, the beach. Okay. We're going to the beach. The beach, okay. To swim and... Swim now? You know about the beach. No, I cannot been there. Naerata nüüd jälle sa, naerata nagu eile armas. Me oleme jõudnud nüüd siis tänase esimese sihtpunktini. Kohalik taksojuht suutis meilt võtta üllatavalt palju raha, aga oleme kohale jõudnud. Siin on siis Rannahall, kus kuuldavasti vist peaksid Rootsi tipud ka trenni tegema. Urmas, mis selle Rannahalli nimi on? The Beach. The Beach. Ja siin siis sina treenid esimest korda? Esimest korda. Kus see traditsioon meil tekkis, et me igas Rannahallis, kus me käime välismaal, ka külastame kohalikku halli ja mängime seal? See sai hakkas pihta Lätis. Aha, nüüd on maksmisega raha. Oot, siin on praegu midagi põnevat. Nils ei lasta välja. Yes. Ei teeta? You hate Urmas. Urmas, can you pay? Yeah, but Okay, I would like to check how much is it. Yeah, here, the machine. I'll give you the receipt, everything. Wait. Yeah. Oota, aga see ei ole. Everything Sa information pead you take the receipt. vali oma võitlused ja seda me ei või. Nilsi jätame siia või? This is every information. Can you take this guy back to this port? What? Oh, you're coming as well? Where are you coming, Nils? Urmas, Yes. do you need your receipt? I need Yes. it. Okay, thank you. Have a good day. Thank you, bye. No, me tegime ikkagi korraliku sünnipäevakingituse sellele taksoile. Ütleme, kerge soovitus, me ka õpime ikkagi, et kui sul on olemas Eesti ettevõtja Bolt, mis ka Rootsis tegutseb, siis ära usu neid kohalikke vendi. No need, kes tulevad seal lennujaamas niimoodi. Tee näite, kus see tuli. Taxi, you need taxi. Let's go. No, Bolt. How much? No, Bolt Euros, how much? No, please, I sting you. Aga I don't know how much euros. No, Aga Nils, meid peaks ootama siin sees siis üks Alfred, kellega sul õnnestus leppida kokku, ühesõnaga sa küsisid halli omanikult, ma saan aru. Ja Mattias Magnusson, kes on ka 3-kordne Eesti meister lausa. Rootsi meister, nii et Urmas on 3-kordne Eesti meister. Siin on väliväljakud. Kas me mängime täna siin või? Kuule, see on ikka super. Ja Alfred siis ootab, et ta peaks olema kohalik siis kõrge tasemega rannavõrkpallur. Seal on ka siuke ruum, et saab toxic fumes. Danger. Toxic on minu arust tänapäeva noorte seas väga populaarne väljend, nii et kui siin on natuke toxic, siis mulle tundub, et see võib-olla tõmbabki kohalikud influencerid ka kohale, kui sul on natuke toxicud kuskil. Aga me siseneme kohe nüüd siis sellesse rannahalli. Tehaks olema siis üks vähestest Rootsi rannahallidest. Võt me ei ole nüüd seekord enam taustatööd teinud, et palju neid halle on, aga siin on siis enjoy the sand between your toes. Praegu veel ei ole ei liiva ega varbeid. Ossa. Päris ilus on küll, See näeb nagu päris elu välja. Kuidas nii hästi need on printinud? Tõesti hea kvaliteediga fotod oleme avastanud, on õnnestunud printida siin. See näeb ikka oluliselt vingem. Aga need on ju alles pandud. Pölting Nilsson, Adelaide. Anderson ja MM-i finaali fotod. Ooman. Loomulikult Urmas, kas sa juba jälgid seda, et siin on öeldud I denna lokal far vistas högst 300 personer. Eks ole, et maksimaalselt ühel väljakul 900 inimest.
Okei. Me oleme täna 4. Oot, mis siis sees on veel? Ats või? Nii, ja tossud saab siis siia, ja tossud siia, selline. Kas oleks siin, minu tossud ei lähegi näiteks. Ja siin on siis, väga eksootilised ka taimed on siin. Siin on söödukorvid, nagu saalis sidemängijatel. Siin on ranna. Ja on Sri Lankalt toodud puukene. Siin on 2 esimest väljakut. Väljakut tehakse. Ossaks. Ma ei tea, Wow. Hello! Hey, thank you. English. Wow. Urmase unistus ehk pinksilood on ka olemas rannahallis. Siin on siis 4, 5, 6, 7, 8, 9 väljakut. Ja see suurus ikkagi üllatab väga. Väga vägev värk. Ja Wilson ja Mikasa mõlemad. Ossaraks. Siit saab vett võtta, väga oluline, kõrgest kraanist. Ja siin on baar siis ka. Ossaraks. Liigume siis riiesruumis. 10 väljakut oli välja. Siin ei pelata üldse. See ei muuda isegi seda võrku. Ja rannatennis tõesti mängite siin tundub, jah? Ja vaata võrku ka, ne? Ja mis need? See ülevalt võrgusüsteem on ka huvitav ju. Siin on daamen. Miks selliste pallidega? Herrer on siis rootsi keeles meesrannavõrkpallur. Noh. Rootsi kohalik Steven Kabanen. Alfred on nagu Steven Kabanen või? Kõige tähtsam küsimus, kas on vannitoas ka saun? Ja tundub, et on olnud. Aga nagu ühes 24/7 fitness siis Mustamäel, nii on ka siin ikkagi löödud see saun kinni, et käi duši all ära, pane kott jälle selga ja tõmba ottu. Aga telekas, see on küll oluline, sest kui mehed mängivad MM-i finaaliga, selle peast trenn tegemata ei jää. 4 aastat on siis siin tegutsetud 10 siseväljakuga ja vist 7 väliväljakut või midagi sellist ja see pidi olema ikka õhtul 4-5 kõik täis ja pidi juba enne populaarne olema, aga saime teada siis, et ikkagi rootslaste maailma tipputõus on veel täiesti tõstnud nii-öelda, teinud väikse hüppelt tõste ala arengus. Juhu! Trenn on algamas. Mehed teevad sooja. Mingid veidrad kollased Wilsonid. Rootsis kasvavad palmide otsas pallid. Kui mujal võib niimoodi palmide otsas saada mingeid mingeid palmivilju, siis Rootsis on sellised Wilsoni pallid. Ei peaks ka mõne palmi enda sinna 2 väljaku vahele kasvama. Täitsa küll tore. Saab oma kaabitsat panna sinna taha peitu ja nüüd läheb päris mänguks. Lihtne on see mäng. Urmase see tuli iga alati hea märk sellest, et siit tuleb midagi ilusat. Yes! Aga Rootsi poisid on ikkagi taga veel praegu. Kohe näitab Karl. Lükki preo! No nii keset võrku nagu ikka. No, ei, siit ei tule midagi ikka. Eile õhtuna Airi Ojastu veel jalgades. Vabadust Ojamees. Ilus! Vana hea trepiserv. No nii, Karl Rinaldo ei saa ilma suu tegemiseta. Peab. Ja kuidas nüüd Nils tunnistab? Väidab, et oli audis.
Nils napilt jäi ellu, aga ja Karlin Allo teeb sellise vea siia lõppu. See oli siukse litaka nüüd. Ei, see oli vist ka kehasse kuhugi. Tõid peale selle või? No litakas käis küll, aga ma ei tea, kas ta peale jäi. see sai YouTube'i. Karl loomulikult Urmasele. Nils seda loomulikult ei taha nõustuda. Oi! Ja seal kõik need jõusaalis veedetud tunnid pandi praegu sellesse pallivahetusse siin. Jõusaalis siukest lüket kogu aeg. See oli tõeliselt huvitav, et see eritakse Urmase peale. Aga nagu Karl selliseid tõsteid teeb, siis muidugi võib ka Urmase peale sellida. Nii lihtsalt see Urmas karistab kohe ära, nii lihtsaid lahendusi. Ei ole midagi, tuletab niimoodi sõbramehelikult Karlile meelde, et väga äge, väga mõnus on mängida, ütleme vahepeal väga mõnus on mängida. Hoopis teine ikkagi liiv on sükke rohkem väliliiva sarnane, ütleme, kui nii võib ise lamustada. Nii oma olemuselt kui ka värvuselt. Aga Wilsoni pall hoopis sükke tugevam, rohkem nagu saalipall, aga ikkagi teeb väga hästi mängu, seda kontrollida on minu arust nii palju lihtsam. Serv on loogilisem. Ja Serv on loogilisem, mingit imelikku ujumist ei saa panna. Et ta pigem ei kuku väga kiirelt, aga kui ta hakkab üle peamine, mis tal kord ei kukkunud taha piiri peale, kõik lähevad nagu loogiliselt auti. Kas sa, Urmas, oled ka sellega nõus, et Wilsoni pall on rohkem nagu saalipall? Ja ta on ikka nii palju raskem, noh. Ta on ikka siuke svammi käsna. Räigelt on seda polstrit nagu peal. Okay. Kiht on nagu, ma ei tea, kui Mikasal on nii, siis tal on siuke kiht pall ja pehmust, noh. Okay. Aga nagu mina ütleks, et mängu fun on nagu, muidugi Mikasaga on ka äge mängida, aga mängu fun on nagu... Mulle meeldis. Urmasel on jalad täis. Tuleb anda teine võimalus tal. Ta on nagu väiksem natukene ja ta on nagu siuke, noh okei, harjumus asi, aga minust ta on, mind häirib, et ta on see odav pall, mis igas poes saad, kui käid reisil. But let's ask from Alfred, what do you think, Wilson ball or Mikasa? Which one do you prefer? I like Wilson more. Yeah. But why? Because I don't like float serves. Mikasa like wee every time, and I like to bounce the ball. Yeah, we can see it. I have one specific question. Are you in Sweden nowadays also training the regular set, or are you always doing only the jump set? Is it allowed to do the regular set anymore? No, you have to jump. Yes. Immediately other points. Thank you, that's what we thought. Ja oleme nüüd siis jõudnud meie trennijärgsesse kebaabimajja. Mõnus, ja siin me oleme. Seda ma ütlen, see on... Ja siin on siis menüü. See on Visit Sweden nagu. See on ainult rootsi keeles ka. Päris korralikku ikkagi... Mina võin öelda, mina rootsi keelt olen õppinud tegelikult koolis. Hamburger on siis hamburger. Kebaab on kebaab. Smashburger on ilmselt smashburger. Ja Monster tallrikkar. Coca-Cola. See on Monster. Saab siis Nilsile on siit tänane lõuna 2.50. Ja ikka muidugi veel lagrits ka. Lagrits, kui sa juba Rootsi tuled, ikka hakkab ju... Raspberry, salti, likuris, flavor. Täkk! See on, ütleme, noh, ma ei tea, minu see on 20 senti. See on 33 senti. 33 senti otse, kurakas. Aga on ka kulutatud? On kulutatud. Kuule, aga see haljetis on tegelikult väga hea mulje. Jaa, haljetis on väga hea mulje. Ma võib-olla laseks isegi seal meie nendel tähtsamatel meestel, kes saavad seal laua taga istuda, rääkida lähemalt, sest ma ise praegu helistan kohe Luiga ja Rimile korra. Oli päris tore. Nagu kahetsed tunded, no mul ikkagi see, et need pallid on ikkagi imelikud. Plats on mega aukus. See on nagu huvitav kultuur, mis meil on nii tore, et nagu suht norm, et plats tehakse alati ära. Aga ise see oli äge, nagu 10 väljakut ja ma kujutan ette, et kui rahvas täis on mingit turniiri teha, siis on ikkagi väga äge setup.
nii et ma kiidan küll heaks, võib-olla lemmik päris ei ole. Aga teisel kohal peale Beach 44. No jah, mul ikkagi Soome valge liiv on ka natuke eriline ikka. Ja see on lahe jah, et siin Ooman Elvik teevad trendi siin ja see on ka ikkagi mõnus, et kohe kõrval on välisväljakud ka. Aga riietusruumid ja pesuruumid ja sauna puudumine veel oli nagu siuke lahja, ma ütleks. Mida me arutasime, mis oli väga lahe, olid need suured palmipuud, seal andsid väga palju juurde. Nii et ma annan siit kaamera edasi, mina võtsin kokku ära ilusti, nii nagu kästi. Näita oma pitsat ka korra. Ja mina tellisin siis endale pitsa. Ja Karmo tellis ma ei tea, mis asja. Fish and chips. Põhjamaades inimesed ülekaalus kipuvad olema vahel. Ei ole üllatav, sõbrad. Siin on võimata minulist jääda normaalsesse kaalu. Aga väga hea on. Nagu trenn nende meestega, ma ütlen, see on ikka, vahel mõtlen, see on nagu unistus, mis igapäevaselt täitub nende meestega koos trenni teha ja nii, et Karmo võtab DJ-na. Karmo teeb siukse vlogi, et me ütlesime, et kui nüüd tuleme Rootsist tagasi, siis kaamera läheb Karmo kätte koju ja iga päev toodab ja temast võibki saada influencer. Karmo läheb kuskile, ilmselt ta läheb jälle mingit head kaamera nurka vaatama, et järgmine positiiv teha. Ja daamid ja härrad, me oleme jõudnud Avicii Arena ette. Siin tehakse ice-hockey või? Events, ice-hockey, events, ice-hockey, kebab. Nii, ja nüüd Karmo, sul on täpselt minut aega, ei teisel pool Karmo, seal pool. Me peame otsima mõne parema koha, sorry, ma praegu ei saa. Oota, selle mütsiga me peame kõigepealt tegema nii, et eetrikõlbulik oleks. Oluliselt parem. Nii, me otsime parema koha. Lähme otsime parema koha, see ei ole hea koht. Ja harimatud eestlased avastasid, et see on hoopis 3 areena. Kui vaadata siia selle areeni peale, siis võib ka aru saada, et see ei ole Avicii areena. Ja ütleme, Avicii areena on ikkagi, no kuidas siis öelda, no? Ikka niimoodi, et maja ka peale. Vau. Härra operaator, teeme sellise intervjuu. Avicii areena ehitatud aastal 1989 juba. Tegemist on väidetavalt maailma suurima sfäärilise hoonega. Sfääriline tähendab seda, et ta on kerakujuline. Avicii areena panna Radissoni hotelli kõrvale, siis ta on kõigest kuskil umbes 4-5 korrust madalam. Avicii areena on algusest peale olnud Avicii areena või? Ei ole nii. Avicii areena oli alguses nimega Globen. Ja tegelikult enamus rootslasi teda mäletabki Globenist nime järgi. Vahepealsetel aegadel ilmselt läks kitsaks kätte. Oli tegemist Ericsson Globeniga. Loomulikult ei ole see midagi pistmist siin Rootsi telekomi hiiuga, vaid see nimi pandi siis, kui endistel Rootsi asumaadel sündis poisslaps nimega Niels Erik Rühka. Siuke pull lõppu, kui need kuuled ja vaatad ja pane imestada, millal sa sündisid, see on ju siis päris täts aeg ju. 98. Nagano olümpia ajal. Tead, et Nagano olümpia oli 98? Täpselt nii, no. Meediamehel on jõudnud kohale. Press. Eerik. Lähme sisse. Ja nüüd võtame üle reporteri. Juba nägime Rootsi treenerid. Kahte olid ka pressikaarti võtmas meie ees. Tegime juttu ilusti viisakalt. Kohe filmima ei hakanud. Aga lähme vaatame edasi. Juba nüüd saime tuppa. A2. Minu elu esimene King of the Court. Vau, see ole paha. Päris vägev ikka. Isegi on tehtud need tellingutest. Puls tõuseb, sest iga päev oled rannavõrkpallis sees, aga sellisel areenil olla rannavõrkpalli sõbrana pole olnud varem võimalik. Inimesed Rootsis ega kõik nad ei ole King of the Courtiga kursis. Siin saab teada Secrets of the Game, mis siis tegelikult selle mängu taga peitub, et oleks väga lihtsasti aru saada. Kuningas on ühel pool ja väljakutsuja on teisel pool. Sorry.
juhtus praegu intsident keset sellist Rootsi kuningriiki heaoluühiskond. Tulime videot tegema, aga me segasime 2 Rootsi pensionäri lugemist ja väga arusaadaval moel nad loomulikult andsid sellest märku küll väga viisakalt ja meiega väga viisakalt ilma, ütleme sellist Malmö kriisi tegemata taganesime. Oleme jõudnud siia alla areeni juurde ja uskumatu 2 Eesti rannavõrkpallisõpra kohe ees meid ootavad. Tere! Kuidas nimed? Urmas. Karmo! Väga meeldiv, tulite võrku vaatama? Rannavõrkpall. Keda fännate ka? Höögi. Mulle meeldib Höög. Naiste finaal. Meeldib rohkem naiste peale meile. No hall on äge ja see, mis on täna kokku pandud, on ikka uskumatuna. Meie tegime duubli Nilsiga, me ostsime siis 4 piletid heasse kohta ja lisaks me tegime Nilsiga akrediteeringu, nii et põhimõtteliselt ei ole kohta, kuhu me täna ei saaks. Ma olen isegi väljakule saab, kui väga tahta. Sõbrad, kuhu me jõudnud oleme enne naiste finaali. Siin on siis merch ja me näeme King of the Courti roosa. Särk on 450 krooni, ehk siis umbes 45 eurot. Meie lähme noolima seda rootslaste maikat, mis seda on siis sama hind. Just, see on siis ka 45 eurot tükk. Aga mulle materjal kohe jätab väga hea mulje. Ja mis siin on veel, siis saab nokkavitsi ja saab ka sellist tavalist spordisärki võtta. Ja nagu näeme ülevalt tõste, vaadake, meil on mürtsi peal ka, minu mürtsi peal on siin selle peal ülevalt tõste. Aga mis on nüüd rootslast eripära, minul on siin jalad maas ülevalt tõste. Aga seal loomulikult on hüppelt ülevast tõste seal T-särgi peal, nii et kohe saad aru, kuhu tulnud oled. Aga hakkame ostma. Eesti inimene ikka tuleb välismaale, siis hakkab ostma. Rille. Mul on olemas. No. XL, daamid ja härrad, minu suurus. Is it XL? He's on the diet right now, so he will get smaller and it will fit well. Nii pulli juba vanema rootsannaga, aga mina ütlen nii, et... Where are you from? We're from Estonia. Yeah. Okay. And you like really... We are beach volleyball guys, so we enjoy it a lot. Estonia is good In everything. We're good at blocking. Õlle hind, olgu ka öeldud, siin on meil kindlasti Taavi Leinart ja Rauno Esoop ja teised toredad vollesõbrad, kelle jaoks võib-olla see on isegi põhiküsimus, et kui sükke üritas, palju maksis üks 0,4 õlu? Umbes suurusjärgus 8,5 euri. Mitte, et me oleks ostnud, eks ole? Ei. Nägime hindu? Jah. Aga sükke see meil on. Vaata, mis lähevad. No nii, Joonatan ees ja Taavid taga, näed. David, Joonatan, we love you. Ai, ei kuulnud. 5 meetri kaugusel. Mu kaugusep rekord 6 meetrit. Ma oleks võinud põhimõtteliselt ühe hüppega praegu Taavidi kätte saada. Palju sa kaugust oled hüppanud? Viimati hüppasin 2.43. See oli kõrgus võib-olla? Maailmarekordi lähedal täiesti. Sa tead, palju on kõrgushüppe maailmarekorde? 2.46. 2.45. Ai, no võt, ma olekski teinud peaaegu 2.46. Super. Millise mulje on naised jätnud? Millise mulje naised on jätnud seni? No siin Karmoga arutasime, et Liisa ja Helene tunduvad kindlamad, kui need naised siin praegu on täna olnud, et päris palju siukseid lihtvigu on olnud. Ei ole ka muidugi maailma tipud koos, et meestel on ikkagi selgelt siin panustatud, naistel ainult 5 paari, meestel siis 10 paari ja 2 poolfinaali, naised läksid otse kõik finaali. Aga äge oli see, et ameeriklanet tulid, Quigel ja tema vahva paarine nimi ei tule kohe meelde, mängist 15 minti ära, jäid ülinapilt välja järgmisest ringist ja 15 minutit ja tagasi USAsse. Nii vist on jah, aga ma arvan, et neid mängijaid siin hoitakse niikuinii, et neil oli okei tulla siia igal juhul. Ja mul üks mälumängu küsimus ka sulle. Kes on need Eesti rannavõrkpallid, kes on kunagi isegi Tais käinud nii, et ühtegi minutit väljakule MK-l ei saanud? Ei tea. Annan vihja, nad olid kunagi ka Eestikatel Pärnus Sõbedal. Ei tea. Ühe eesnime on Siim, teisel Urmas. Mina ei tea. Ei tule ette. Mis sa, Karmo, arvad, kes võivad olla? Mina ei ole üldse kuulnud sellest mitte midagi. 7 sekundit lõpuni jäänud. Norra naised võtavad ilmselgelt esikoha. Ja Urmas aplodeerib. Väike Kalli tuli ka siit, nii et palju õnne. Helland, Hansen ja Pavlova. Nüüd ma tean, kelle järgi Pavlova kook ka tehtud on.
Urmas olevat olnud ja me oleme kõik olnud juba ülekandes. See on küll äge, me oleme olnud ülekandes, see on ju eesmärk, mis me tulime, et saada ikkagi ise ka feimi. Täpselt nii. Ainult sellepärast me tulimegi. Daamid ja härrad, me oleme vaadanud nüüd 14 minutit. Ooman Helvig on 17 punkti peal, teistel põhimõtteliselt ei ole kokku ka nii palju punkte. Ja palun väga hüppelt tõsta! Kas on ilus vaadata ja päris elus saad ikka aru, millised füüsilised ja tehnilised võimed nendel alt hüppelt tõsta. Aga australased on ka head. Ja australased võtavad punkti. Vahepeal on hakanud Karmo tegema koduvideoid. Urmas, vana spetsialist, jälgib mängu mõlema silmaga. Helvig Ooman ikka täitsa müstika. Tundub küll, et King of the Court veits süke õnne asi alati, et kes sinna poole saab, aga siis vaatad rootslasi ja saad aru, et seal on ikka taseme vahe selline, et nad lihtsalt ei saa välja jääda siin finaalist. Ja siin nüüd tehakse siis Freddie Mercury EO sükest chanti või kuidas eesti keeles on koos publikuga ja võtan siin julgelt autoriõigused endale, sest Rakvere Future seal proovis midagi sama publikuga, ju nad minu järgi vaatasid. Sekundiga lähevad finaali Anderson, Ölting, Nilsson ja Bellod jäävad välja. Karmolt kiire kommentaar, Bello fänn, no kuidas tunded on? Valus, see oli valus, Bellol olid väärt seda. Aga äkki nad saavad ikka? Ma loodan ka, et saavad. Tegelikult mängisid väga hästi. Kuidas meeldib? No väga meeldib, väga äge. Peaks Eestisse ka tooma siukse asja või? Loomulikult. Me oleme selle nimel ju kuradi mitu aastat tööd teinud siin. Aga meie hall jääb võib-olla väikseks? Meie riik on ka palju väiksem kui Rootsi riik, et ma arvan, et me paneme oma halli mingisugune 1000 inimest ikkagi ära ja saame selle ägeda ürituse kiirel juhu tehtud. Ja finaali otsustav set 13 punkti on Ooman Helvigil koos. 1 punkt on Moll Soorumil ja 1 on Berger Hammarbergil, Austria üllatajatel, kes on super hästi mänginud matšpall. Esimene kullapall juba siin. Ja läbi. Aga nüüd, sõbrad, me oleme siin enne pannud küsimusi kõvasti Ooman Helvigile ja Moll Soorumile. Vaatame, äkki saame need kätte ka nüüd mehed. Rootsi ja Norra, kel on selgeks õpitud. Täkk! Kuhu lähme? Ei, vale koht, sõbrad. Ega intervjuude tegemine ei ole mingi maailma kõige lihtsam asi, sa pead kõigepealt teadma, kuhu minna. Ja sellepärast ongi Ott Tänakul täna ka Martin Järveoja minu kõrval. Esimene seda Unibet Arena stage'i praegu vaatasime, aga me oleme hoopis Haiditsi Arena. Ja oleme nüüd siis siin, võib öelda, mixed zone'is peaaegu. Naised, kõik naised, kes osalesid turniiril, on minu ees. Põhimõtteliselt võiks minna juttu rääkima. Härra MM-i hõbemedalist minu kõrval hetkel siin. Ja siin on ka mängijate erinevad asjad, siis et tegelikult see ei ole nii glamuurne see rannavõrkpall, et siin on, võib-olla need on David Oomani tassud ja need on siis Helvigi omad, ega me ei tea, kelle omad need on. Mattias Naan, Made in China. Mattias on isiklikult siin, sõbrad, kui me täna Mattiasele ei tulnud midagi külla. Nii lihtne see ongi. Ega pulss läheb üles, ega ajakirjanik või oled sa sotsiaalmeedia tegev influencer, kõigil läheb pulss üles. Isegi kui väljakul ei saa. Nils, kuidas sulle on tunne?
on ka natuke nii, et tegelikult ei ole kindel, kas võimes siin üldse olla või? Võime, sa pead enesekindla näo tegema elus. Teiega ma näitan, milline su enesekindel nägu on. Lähme peale. Rootslased teevad intervjuud. Aga meil on Nilsiga uus väike kaamera. Meie kaamera on nii suur. Rootslastel on siuke 40 senti. Aga ma arvan, ega jutt ei pruugi olla oluliselt erinev. Muidugi erinevas keeles. Helvi Koomani plaksud käes, ma pean ütlema, mõlemad olid päris korralikud. Sa näed seda kätt, ma seda täna pole niikuinii pestnud väga palju, aga seda ma nüüd ei plaanigi ilmselt. Vasakut kätt ma võin korralikult pesta, aga parem ma pean ütlema, juba see plaks oli, sa tunned, et seal on nagu seda tehtud head puudet nagu aastaid ikkagi. Just hüppelt nad võivad ka, ma arvan, päris hea plaksu panna. Selles suhtes korralik algus meie intervjuuseeriale. Ma arvan, praegu see plaks jäi juba Davidile ja Joonatanil meelde. Nüüd, kui me hakkame intervjuud tegema, ma arvan, siis nad küsis, you're the last guy whose hand was sweaty when I gave the clap. Mr. Skyball himself, Adrian Garambula. One specific question, Moll is super powerful. Why he's not playing on position 4 in the left? Have you tried it? Have you thought about it? We haven't talked about it. He has poor body control on the left. True. And it's a big change. It's going to take in 2-3 years. They want to win tomorrow, so these changes are out of the question. And when will we see Christian Sorum doing the handset? No. Never. I don't think. If he wants to come, I will never. That's a desire of the world. It's not a necessity. So we're going to change what's needed to change. Anders' numbers inside out are super high, so the setting is not a problem. So we're not going to change. It's super high ceiling here. Could you make a nice skyball here today? I didn't try, but I think it's too high for me even to touch it. I think so. But you don't want to do a comeback. This is finished for you. You enjoy coaching. I'm enjoying coaching. I think I've done what I had to do, but maybe King of the Court in Utrecht with Anders, we're going to maybe do it again. So will be fun. Another specific question. Why are you falling on your back sometimes? Are really Anders' set so bad sometimes? No, it's nothing about the set. It's about my approach, and also I like to look on the court for a long time, and sometimes I hit late, and then the body is also behind the ball. So, and also I had some back problems before, so it's also a combination. But don't do it like me. We really like your caps. What we should do at the moment here on the court that you would give them to us? Run back and forth for the next 8 years. After I finish with baseball, I will give it to you. We think about it. Ja nüüd on minuga Rasmus isiklikult. What to do to become a good jump setter? We are playing with my cameraman beach volleyball. It's not easy to do it even with the legs down sometimes. How do you train it? Is it something you're doing every day consistently? You have to believe in what you're doing and do it every time. And also in the most critical situations, you have to really believe in it. But jump setting is, I would say, it's not that difficult. The most difficult part is the passing part. Yes. To receive it high enough, put it close enough to the net without making mistakes. And you need to create the situation as often as possible. Like David and Jonathan now are the best in the world, but they've been working on it for 8-9 years. What kind of system you have in Sweden? Is this like this, that you have now 2 top pairs, you're taking care of them, and somebody else is looking what's coming next? Or you have some kind of bigger system in Sweden that jump setting is not only about 2 pairs? The system, I would say, is me and Anders. And we are looking for talents, but we are our program. We don't have much money. We cannot bring in as many players as we want, and no. We have less money now than before the Olympics. So. Jakob and Elmer, behind you there on the back is the guy who you beat in Rakvere Futures. It was 1.5 years ago. What do you remember about this tournament? Because it was actually the time when you started to grow very quickly and become top players in the world. Yeah, it was our first main draw in a future, I think, and also our first win. And it was amazing playing in Rakvere in the big theater. It was really fun, and the final was really good as well. I remember playing the Estonian guys, and it was really fun, and all of Rakvere was very, very nice and beautiful. Yeah. What do you remember from this tournament and this final?
I think the shitty weather at the semi-final. Thank you. Yes, but that's the same in Sweden, so nothing to blame you guys for. And then the good people there. Everyone in Sonja seems to be very nice. If you started to train with them, did you ever imagine that so quickly you could become to very close level, if not the same level as them? No, they've always beat us in practice, and it almost feels like it's impossible to win against them. At least it did maybe 1 year ago, but we never thought we would be so close to them as we are now. But we're still not really there yet, so we still need to work on that. But how are the trainings? You're second best in the world at the moment, but you're also second best in your own training group. So is it hard or is it easy to train with these kind of guys? No, I think it's very hard, and that I think that's maybe why we gotten so good so quickly. So I think that plays a big part of it, having like good training partners, and they can train with us and we can train with them. Have you ever changed partners in the trainings, or have you considered it doing in the tournaments? Because it would be quite fun to watch as a volleyball fan, this kind of change in the tournaments as well. We haven't changed it in tournaments very much, only when someone was injured or something a long time ago. But we do switch it up in training sometimes, but it's sometimes it's just for fun in the end of training, and sometimes we do it maybe because I'm gonna play against Jacob or something. But it's always fun. I usually play with Jonathan then. It's fun to play with another partner. Sometimes you can create some new playing, so it's cool. What is one thing that you're better at on the court than the other Swedes? Is there something? Maybe, I don't know, your block still at some point? Maybe, but Elmer joked about it a couple of weeks ago. Said that when they're serving, it feels like receiving a paper plane coming. It's like a free ball, he said. Good. Nice to hear it. What would you like that? No, I said it because in training, when we do receiving practice, they serve like boom, 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 really hard. I said in practice, when if they miss, it's okay. They serve rockets, but in the match, they serve paper planes. David and Jonathan, first question, how old you were when you made your first jump set? I think I was 16. Yeah. I think 15 or 14 for me. I started earlier. Do you remember anything about the first sets, or how did it come up? Yeah, I remember the first time we did it in a game. It was 1 star in Turkey, and we played a game there in the first game, and we managed to do 1 jump set that game, and we were so happy. Yeah, we're like, highlight of the season, let's go. Which one of you did it? I think I was jump setting. Yeah. Exactly. Yeah. But when it came like up from Rasmus, or that you actually should do it as something that is gonna be something huge. Yeah, Rasmus started to practice this with us from the beginning, and he really believed in this way of playing, so we just continued to work on it, and it became better and better. Did you believe from the start? Well, for us, I think we just thought it was really cool, so we wanted to do it anyways, and of course, I think it was most difficult in like tight games to really push the reception and try to jump set. But I think after a while we got to see the statistics, and it showed that we were winning more points jump setting. So then we really started to focus on that and have that game plan all the time. In Estonia, as an amateur, it's even sometimes hard to jump to attack. So I'm wondering, I'm going to gym almost every day. I'm running as hell, but still difficult for me to do the jump set. How much work you're putting actually under it to get this kind of physique? Because I think it's a combination of gym and some kind of running on the sand, off the sand. Yeah, we do mostly like heavy weights in the gym to keep ourselves fit, but then all the practice for the jump set is in the sand with the ball. Like do it every day. We practice it. Yeah. So that's the key. Yeah. Okay. Cool. So, would you be Olympic champions if you would have never founded jump setting? No, I don't think so. Not. No. That's something for you. Okay. And who is the best jump setter from abroad, not from Sweden? Ooh, good question. I think.
Maybe Hammerberg Burger. They were really good. Of course, Jacob and Elmer probably the best otherwise, but from a different country, I think Hammerberg Burger. You could see today they made a lot of jump setting, and yeah, they're really good. So, and we have in Estonia now a new beach volleyball arena, and we're thinking to do a jump setting seminar. Is there any chance at all that one day we will see you there coaching somebody or talking to us how to do it? It's not far to go. I don't know. I think right now we have to focus on our own practice, but maybe in the future. We can't promise, but there's still hope. Have you ever been to Estonia? Yeah. I think one time I've been there. When? It was a long time ago. I think I played indoor, like youth tournament. Yeah. Sad, I didn't know to come to watch you that time. So you both started from indoor actually, and from one moment you just changed to the beach. Is actually the story, yeah? Yeah, pretty much. I think we played both indoor and beach volleyball for a while, and then we started getting better at beach volleyball, and then solely focus on beach volleyball. In Estonia, the indoor coaches are sometimes not very happy when the players go to the beach and decide to do it that way. How was it with you? I think for us it was like okay, or how do you say it? Yeah, we played both beach volleyball and volleyball at the same time. So then we just continued more and more with beach volleyball. Yeah, and of course when we got some good results, it was no question that we wanted to do beach volleyball. Yeah. And last question, who are the Estonians that you know most from beach volleyball world? Probably Rivo Vesik, Mart Tiisaar, Kristjan Õlvak? Kusti and Mart. They are really nice guys. I agree with you. Thank you so much for your time and congratulations and good luck for the future. Thank you very much. Nii, ja tehtud on intervjuud. Kuule, vaatame lõppu siin veel selle liivaõle. Nils, sa oled liivaekspert. No siukene, ma ütleksin, ta on ikkagi natuke niiske. Kuidas Marko Reikop maitseks, ei ole nagu õige liivamaitse. Tegelikult väga korralik liiv, ta ei ole võib-olla nii hele nagu meil rannahallis, aga jõekäärust on ta jälle siuke natukene pehmem, ma võiks öelda. Nii et selle hea sõnumiga on lõpetada, tead, kes Rootsi. Ja kell on nüüd peaaegu kesköö. Me oleme teinud 100 intervjuud ära. Nils on jõudnud raamatukokku, tegelikult me oleme lennujaama hotellis. Meil läheb lend 5:45 öösel, nii et meil on siin üks tore pakk. Me võtsime meeletult palju neid McNuggetseid. No tahtsime rohkem. Tahtsime veel rohkem, aga lõpuks otsime mitte siis, miljon ikkagi. Ja praegu meil ongi natuke nii, et aitab küll videost tänaseks aitab. Lihtsalt ei suuda praegu rohkem midagi öelda, nii et olge tublid. Kuhu nüüd järgmine klipp jõuab, 3-4, kas on läbi see kogu värk või tuleb veel mingi klipp? Ja et sõbrad, ikkagi tuleb üks vahva video veel, me oleme jõudnud hotelli, lennujaama hotell ja pagan peab ütlema, see hotell on vägev. Sellise mõnusa. Meil on võimalus, kui kaua siin vahvas hotellis nüüd nautida oma töövilju? Täpselt 4 tundi ja mingi 4 tundi ja 5 minutit. Super. Aega jäänud. Ja Nilsil on homme suur üritus rannahallis, me koos viime läbi seda ja laupäeval on Nilsil suur turniir vaja korraldada. Minul ei ole, see on ikkagi kõik inimesed, kes tulevad, neil on kõigil seal tore ikkagi. Just. Ja pühapäev on ju vaba. Teespaet ja Koitle ja Nitski 3-geimiline triller. Hakkame järele vaatama. No ma ei tea, natuke pakub huvi küll. Nii et sõbrad, meie elu on elamist väärt, elame veel ja tööd.